läksime! No, ta ei taha tulla. Ta tahab sinuga koos reisile tulla ju. Riino, kuidas sul on ka ämblikud kaasa pakitud või? Reisima. Võib-olla sul on lihtsalt lühikesed jalad. Aga vaata, see on küll, et kaelad peate endal selle päiksekreemiga kokku tegema. Riino, sina ka? Nii kõvasti kinni ka veel, et... Arvan sellega? Ei, see on lihtpea ju. Mul on ristpead vaja, see nagu siin otsas on tsipkaga suuremad. Need on nii kõvasti kinni, et siin oleks, ma arvan, et näpitsatega keeramine on vaja 8 lihtvõtit. See on näha juba, et veits on üle keeratud. Kanuupiipuris on kindlasti. Proovi teiselt poolt. Siit poolt saab. Siit poolt teisi ka saab. Ja, teisi saab, see esimene on kõige. Vaja võtmega keerata. Tolmu imet või? Kas teil tuju on? Meil on täitsa okei. Priit, millega sa tegeled? Puutööga? Puutöö. Nii, Maili võimleb hetkel koos Sixtoniga seal telefon käes. No on vesi soojem kui eile seal oli üleval pool või? Pane vaherinda külge Riino ära. Maili, te sõidate teise paadi otsa? Tagant sõidate selle kanuu otsa? Käib juba raskelt kuidagi. See on tunni aja pärast talve. See on vees või? Jaa, aga mitte päris lõpuni vist, natuke üleval poole. No, ta ei kuku rohkem allapoole. Nii, selline on siis meie rendiauto, millega me siin siis 3 nädalat kulgeme. Pole just kõige väiksem auto, aga päris tore on sõita. Tahtsite kohe edasi sõita või? Me käisime katsust. Meil jäi väheks. On the Kwanlaa Gun and the Tahan Faction Council traditional territory here in Whitehorse. And I would like to welcome Phil Gatensby, an elder from the Carcross Tagish First Nations, to say an opening prayer. Phil, please. The most important thing of all is to recognize the sacredness of it all. Not just the land, not just that, but each other. And to have respect. Have the respect for the land. The land is who we are. The land, no matter where we come from. There's only one world as far as I know. That's it.
Koogisöömisaeg. 25. juubel, võib-olla selle puhul, aga võib-olla ka iga kord antakse kooki, ilus pilt oli peal. Enne võistlust võib süüa palju jaksab. Keertšeki minek, siin on 2 paadi varustus, mis hakatakse üle näitama, ette näitama. Siia väga palju asju ei tohi pagassi jääda, jah. Rait ütleb, kas aerud peavad ka see Keertšekis olema või? Minu teada vist olid, aga see oli 2022. Keertšekk on tehtud, meie saime läbi. Nende saadetud kirjad 22 aastat. 25 aastat. Where do we put the second line? The second line, I mean, like, you can book the, it's front and bow. Okay. Like, bow and stern, sorry. Yes. So attach the stern, and then if you attach the stern, should we bring it somehow near to the second paddler so I can Okay, so basically, you want, like, the one on the bow, and you want to be able to reach and this throw is to that the corner. we have. Maybe Yeah. put the Okay, throwback, so yeah. the other one, like, it can be just, like, tied at the back. And this is for the purpose of rescuing or Yeah. Can you do me a favor and send another one with your team name and team number? Okay. And then I'll check that. Tere! So that's yours. You know that your there's stickers in there for the bow of your boat with your bib number on it. Yeah, this one? Yes. So those go on your boat. Yep. Each side. One for each side. One for each side. Yes. Yep, thank you. You're welcome. You've been checked by somebody, and so you're good there. Seda hakkame siis Oi. And also, yeah, if there's two names, you need two, Kaks two tükki. of those there. And what do you do with these? They get all stapled together. Jaa, ka magneesium. Ma võtan kohe täna sisse, siis mul tõmbab põhja lahti. Aga soole ma saan anda teile. See on hea, kui on kõht lahti, siis ma saan ikka svambi ka. Riino ja Priit, olete kohal Yukon River Quest 2025. Tulistage, mis need esimesed emotsioonid teil siin Yukoni jõe kaldal praegu on? Minu arust on see nii võimas, ma ei tea, mul praegu selle küsimuse peale juba tulid jälle see kananahk ja külmavärinad peale, sest mina olen soodanud seda ikka väga-väga-väga kaua ja isegi mul mees ütles vahepeal, et ta ei uskunud, et ma siia jõuan. Ja nüüd, et ma olen siin kohal, see juba kohal olemine on võimas tunne ja meil on siis varustus kõik ära kontrollitud, meil on luba, me saame peale, me saame minna ja kohe-kohe on ju, siis olemegi seal stardis. Väga äge on. Üks päeva võistlus on jäänud. Tuba on igast kula täis laiali kõik. Söögiplaan. Hommikusööki. Ja söögiplaan. Ja Priidu söögiplaan. Priidu söögiplaan.
päev enne võistlus toimub proovi paadi pakkimine. Printsess on oma kodu siin valmis teinud. Pakkinud kõik oma asjad ilusti kokpitti. Nii, siin käiakse paljajalu. Papud jätakse ukse taha. Sul on veel ruumi küll seal sees ju? Siis peabki ruumi olla. Ei, ma pean käima, ma lihtsalt tahan... Mul on siin ruumi küll. Riideid võib ka mulle anda. Varuvesi. See on üks lonks ju. Anna aega seda. Ei, säti, aga lobi seda. Lobi. Noh, Sixten nii igav on, et vaigutama juba. See läheb kuhu. Igav ei ole, aga midagi siuke uni on peal Kus sa küll. selle hõbekile koti paned? Teagi, kuidas magatud, siis kahtlane. Panen 2 tükki kokku või? Eile päeval ju magasite mitu tundi ju. Veitsi taskusse, põlletaskusse. Kulus ära täiega. Täna peaks magama. Saan selle taha. Ja hakkab parem, ei tea. Autos on paar magamispetti, et saad sinna praegu minna ja visata sikutada nii kaua, et kõik on. Tunne, et seal on jube soe. Ei ole hullu. Saab hakkama. Selline näeb välja siis stardipaik. Hello, can we interrupt? Yes, yeah, you may. we are Estonian. Yes, we believe you. Hey, yes, Linda told me you were coming. Yeah, Yes. and this is something for Linda. Oh, yes, thank you. Thank you. Linda said they're after you. Where is your boat? Where is your boat? Somewhere there, we are 85. Let's go up. Let's go up. I want to see your boat. Yes. Thank you. And I'm sorry you can't go to Dawson. Yeah, we're so sorry. Yeah, but it's So sad. yeah, these fires. But it's still going to be a good race. It's still, yeah. It's a sprint. Yeah, Now you sprint. sprint, yeah, we thought so, yes. Is it possible to go afterwards to Dawson? It's not. It's also tricky, right? We see in Apparently, Garment. as of today, they were saying on the radio that they are using diesel backup Okay. to generate electricity. Ah, really? You can. Priit, ära mine kuskile. Come get a picture. Maili! Oh, you did bring the boat over? No, it's Oh, it's a WWK? Yes. Okay, you just put the stickers. Yeah. Okay, I want to get a picture. So we have our own Estonian in White Horse. Yes, she's got the Estonian flag. Yes, good luck, lady. Good. Thank you. What boat? You're solo? No, I'm No, sure. they are Oh, over okay. there. Yeah, we are too. Okay, Yeah. okay. It's not only women from Estonia racing. Yes. Yeah, exactly. We do The mix women as well. are- Jason, how are you? Living the dream. Living the dream. It's all lunch. Väga meeldib. No palju jõudu teile ja Läheb vaja, hädasti läheb vaja. no, Aga nüüd on ainult pool maas. Nüüd te peate alguses kiiremini. Ja nüüd on sprint kohe. Kuule, ma võtan teist veel ühe foto. Ja. Aitäh. Ma saadan selle kohe ära. Hei, jõudu. Tarvis, aitäh. This race routes come from the Dia to Dawson Centennial Race to the Klondike in 1997 and 1998. The following year in 1999, we run annually around the summer solstice in June. This is the silver anniversary. Tugev tõmme.
All right, River Questers, in 10, 9, 8, Ladies! 3, Hey, 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 hey! No, siis nad tulevad 400 meetri kiiremad. Marek Lindmaa 5. Priit tuleb, Triinu tuleb ka. Noh, kui ta esimesed emotsioonid on. Tossud, Priit. Veevoolik, Triinu. Palun. Nii, ready. Nii, aeg. Priit valmis või? Nii, 3, 4. Ja tüür on ka vees. Oot, Maili hüppa peale. Ja, juba teise paadi lükkusid samamoodi. Action. Let's go. Sõidad liiga külge. Thank you. Good luck. Yeah.
asja? Näed või? sa tõid eespool ka. rohkem osaks paremale hoidma. Venn läheb selle ees selle kollasega 91 number. Yeah, nice moves. Saime rapele, kõik hästi. Jääme siia vahele kinni ja nüüd saame minna. Oh, getting very tight. Good luck, girls. Good luck to you. Look great. Vaata, vasakul on täitsa kinni seal. Vaata, esimene paat ees. Ilus, mega ilus. Kiiremad paadid on juba silmapiirilt kadunud. Meil on täiega absoluudi neljandad. Ei ole. Saate tiim ka. Läheb. Priit ja Riino. Räägi uuesti! Panna on vaja! Mitmendad absoluudis oleme? 4.
just ongi siia vesilennuki kohale lennanud ja mingi telk ja juurta ja kämbivad siin. Hello. Okay. 85, yes. Panna on vaja! Priit, sa pead restardi tegema Ketsule! Ketsule vaja restart teha! Paadi number hüüdke! Riinu! Mida? Paadi number! 80! 25! Või 85! 85. Nii kaugele peab üüdma, siia peame ütlema numbri. Üks ütleb siis. 85! What? Okay. Algab Leiklabaan. 50 kilomeetrit, jah, 47 kilti. Oleme praegu 5. kohal, 4. koht on see üksik onu siin ees. Siin järv suuremalt näha. Ägedad mäed on siin järve ääres. Lihtsalt üks järv. Aga on meil tempo 13,6, 13,2. See üksik onu on meie taha sappa jälle võtnud, enamus ajad on meil siin sabas. Meil on 50, kohe 51 kilti tehtud. Siin järve peal umbes veits peale rohkem kui 10 ja 4 tundi sõidetud. See järv on ikka üks tüütu ja raske. 10,5, 9,8 sinna vahele ja meil tempo. Me ikka jõuga peab mühkima siit edasi. Aga mäed on vähemalt ilusad. Anja, Priit, kuidas sul on? Aga muidu on ilus. Poisid ees sõidavad ennast järjest rohkem täpiks. Aga no nii on praegu. Lähevad Voyagerit praegu me enam ei näe, see on päris kaugel. Ja nemad lähevad siis ühe kanuuga kahekesi. Me oleme endiselt 4. ja meil taga on siis belglane Bernard. Oli ta nimi. Päris hästi sõidab ja tal on ka hea meie tempo sobiv ja meil sabas istuda. Suht puhka asendis sõidab. Siin on eriti hästi näha see, et veetase on mega madal. Kuni puudeni on see vesi ju väljas olnud. See on kõik kuivanud ja kiviklivune, et seegi järv on väiksem kui muidu. Aga meil on siis 54, kohe 55 kilti tehtud. Pusime edasi siin jõhkra jõuga. Nüüd kontrollid. Kontrollpunktis kontrolliti ära meie numbrid, pandi aegkirja. Siin on ka siis koi, millest tuleb mööduda paremalt. Äge koobas seal paremal, üleval keset mäge. Meil on kohe 60 kilti tehtud. Oleme järve peal veel peaaegu poole peal natuke veel minna, siis on pool järve tehtud. Aga juba on laine tõusnud.
mitte küll midagi väga hullu, aga ikkagi on laine, saab natukene surfata. Meie õnneks on laine tagantpoolt. Vahepeal ta nagu veidi mõjutab kiirust, aga mitte väga palju, siuke 10,5. No praegu lükkas 11,2, wow. Ehk siis lükkas natukene kiiremaks küll seda hoogu. GPS ei taha tracker väga töötada, siis neid peeti kinni jälle juba teist korda. Tegime restarti, selle aja ta jõudus Bernard meist mööda minna. Haerutas edasi, ta on juba nii kaugel selle aega, kui me restarti tegime. Ta tuli teist korda, on Yukonil esimest korda oli eelmine aasta, kui ka karmaksist katkestati. Nüüd siis jälle jõuab ainult karmaksin. Laseme siin mõnusates lainetes. Tulevad natukene viltu praegu nüüd. Need nüüd tulid siia. Ikka lainet jagub. Samas tuleb mingi suur laine, saab surfata, tõmbab hoopis soo maha. Ja siis on jälle täitsa ootamatu sõit. 11 kilti tunnis, praegu jälle 9,8. Siin oli just üks part, peanokk paitis. Võib-olla ta ühel hetkel tuleb välja, aga praegu ta sukeldus. Aga meil on kohe saab 70 kilomeetrit. Laine on siuke ujuvam. Saab hoida siuke 10,5, vahepeal on isegi 11, aga siuke kerge on sõita ja minna. Teine ja kolmas koht on seal ees, tundub, et need on üksteise sabas ja umbes kilomeeter võiks neil vahet olla nendega. No ja ootamatu vihmasaju saime ka siis. Mäe otsas on mingit pilve näha, huvitav, et kogu pilv tuleb siia. Eestpool on küll sille selgem pilt. Kohe on 79 kilomeetrit tehtud. Tähendab, et järve on meil kaarti järgi veel 12 kilomeetrit. Jälle siuke, kus natuke tõuseb tuult ja lainet. Teiselt poolt lööb lainet natuke vastu. Vahepeal oli päris hea sujumine, kui pesin jälle natukene trikki. Tuul tegi ka seda, kui oli säk päris kuiv, varukad ka on 4 narri lähestus aerutada. Väga üllatav. Nii, kontrollpunkt oli siin vahepeal, hullud fotograafe, jõudsime järve lõppu oodatust palju varem. Siis on muidugi tore uudis, on ju, Priit? On, aga see ei ole veel jälle natuke veel minna. No natukene siit jah, see baas paistab, aga ma arvan, et seal järgi, kus see kallas on, seal juba hakkab jõgi pihta. Ja, see ei ole suurt minna. Siit äärt mööda muidu lähekski. Ja, laine keerutab meid, aga õnneks on see laine kõik tagant. Vahepeal päris korralikult viskab siis üle paadi ja siis on mul põld seda vett täis. Vesi on ikkagi külm. Nüüd kohe nagu põlle täis viskab on tunda, et vesi on külm. No nüüd on küll see Leiklabaad läbi. Näitab juba, leiame selle tee otsa üles, aga ega seda oli suht keeruline näha, siin alles nii ligidalt näeb seda. Ja viimane lõpp oli päris
korralik laine, mis viskas meid ühte ja teistpidi. 85! Yeah! Yeah, we are off the lake! My God! Thank you! Nii ees on näha esimene tulekahju lõõmab suitsu ja siis tulekuma päris kinki. Ikka mõnuga on tossu täis kõik. Aga nüüd me oleme siis jõe peal. Siin on juba palju mõnusam lasta. 15 kilti. Vahepeal oli isegi 19 kilti näha. Tegime väikse pistipeatuse paadis. Sellega läksid kanuumehed läksid silmapiiri taha või siis nuka taha. Praegu nüüd kedagi näha ei ole ja taga ka kedagi tulemas ei ole. Natukene vulinat. Praegu on 12,8, kas tuleb vulinaga kiirust juurde. 17,2. Ikka tuleb jah juurde. 18, 19. Seda 4 kilti 9 tunniga. Panime omale söögid sooja ja tegime siis sooja söögipausi ka. Kuidas tunne on, Priit? See on juba lihtsam. Mule peal on ikka ka. Kohalik pardiperekond patseerib midagi muud kui pardilised. Või on nad pardil, 3 tibu on isegi. Tere! Nii siin tundub ka olevat olnud tulekahju. Korralikult jõe äärde välja praktiliselt. On olnud 2 pool jõge. Meil on sõidetud 111 kilomeetrit natuke peale. Oleme siis selle metsapõlengu piirkonnas. Väga hea, et see võistluse ajal ei toimunud, muidu ei oleks siianigi saanud peale. Väga pikalt, väga suur ala. Meil on sõidetud 118,119 kilomeetrit. Ja on jälle üks metsatulekahju. Tundub nagu üks on mäe külje taga, aga üks on päris siin digidal juba. Meil on sõidetud 120 kilomeetrit. Ja aeg on 10 tundi ja 15 minutit. Mine pekki. 10 tundi ja 15 minutit. Aku sai tühjaks minul. Vasakul kõik suitseb korralikult tulekahjud. Paremal on ka veel, ei ole veel ammusid värskelt suitseb. Tunneme ka suitsu lõhk läbi.
kontrollpunktile. Sõidetud on 128 kilomeetrit. Kohe saab täis 11 tundi. Meil on umbes pool sõidetud. Väga vinge on. Meil on pool sõidetud. Ebareaalne, õlad on õige väiksu. Priit teeb teist lõunast. Ja teist kuuma toitu. Mina veel ei tee, aga varsti. Me oleme siin jälle järgmise metsatulekahju lähistel, sest jumala udune on kõik. Jumala udune on kõik. Mis vahepeal on juhtunud on veel see, et lasime kirri. Mina vahetasin riideid. Söögi tegemisel meil ei olnud vaja vett keeta, vaid see oli meil termostus olemas. Aga see Belgia Bernard kihutas meist mööda sellel ajal, kui ma riided vahetasin, pani soojamad riidest vastu tuulega jube küll. Ja nii ongi, praegu siis oleme 5. kohal poole maa peal. Vaatame, mis siis edasi toob. Ajaliselt meil on läinud 12 tundi ja 15 minutit. Enamus aega kulus ju järve peal päris pikalt. Praegu on vahepeal temp 20 kilomeetrit tunnis, 18 kilomeetrit tunnis, seega tundub, et see teine pool läheb nõkka liibedamaks. Igatahes jätkame. Vasakule tähendab ette, kas see on põder seal jõe ääres või on mul luulud juba. Nii, meie esimene loom. Aga vaeseke vist on selle tulekahju eest tulnud peita, aga ta tundub isegi põdravesikas olevat. Suht väike. Või karu või? Ei ole loom või? On ikka, näe põder ikka. Tere! Vaata, see üldse ei karda meid. See on ikka suur täiskasvanud põder, no nüüd. Hello! Väike paistab otsa. Ja meil on sõidetud 159 kilomeetrit. Ja aega on kulunud 12 tundi ja 46 minutit. Mis me panuselt paneme, mis kell me kohal oleme? Ma ei ole teada. Seda kindlasti. Meil ei lähe 24 tundi. Meil võib minna. Ma loodan ikka, et jääb vähemalt samaks, kui isegi vahepeal natuke vaiksem on. Aga selle järgi on meil 2 tunniga natuke rohkem kui 30 lihtja. Ikka 10 tundi veel, jah. Ehk siis kuskil 22 tundi. 23 tundi maks. Vähem kui 10 tundi minna. Kui samas tempos jätkame. Väike kontrollpunkt on meil jälle. 85. How much is the difference between Have fun! Need läksid ikka päris ammu.
Sellest ei lugenud küll välja, et nad kohe nurga taga võiks olla. Vist jah. Aga muidu see monitooringpunkt oligi, et sa ei peagi ütlema oma neid numbreid. Aga seal jälle samas paar tükki oli, kes küsisid. Ähtis väike loojub. 12:30 meil on sõidetud. Palju meil on kokku sõidetud? 189 kilomeetrit. 14 tundi 28 minutit väike loojub. Priit tegi ka riiete vahetuse, mina panin juba muhviks peale. Hei, hei! 85! Ei tea, kas nemaga on ka kontrollpunkt või kumb see siis õige punkt oli. On nad olnud. Meil on umbes 110 kilomeetrit minna. Oleme nüüdseks valmis. Ma siin viimased 50 kilti. Sõitsime umbes 3 tunniga, väga hea tempo oli. Vahetasime riideid, siis läks natukene tempo alla. Aga pool oli hea, et iseenesest säilitasin seda keskmist. Ka üksinda aerutades kordamööda vahetasime riideid. Natuke on suitsu lõhna tunda. Tõmskit ikkagi veel põleb ka siin. 200 kilti on meil täis. Kell on veerand 1 öösel. Oleme olnud teel siis. Ma ei teagi, kui palju, 15 tundi ja 15 minutit. Kella 12:04 on kohustuslik, et põleb üks lamp. Priidul on lamp peas ja põleb. Kuigi iseenesest on väga valge. Ainult 100 kilti veel. Täpselt üks võhandu. Praegu oleks nagu 1, 2, 3 läks. Kuidas on sõita? Praegu on mõnus. Aga väsimust on, aga kõik on mõnus. Kuskilt on valus ka. Näpud ei lähe sirgeks enam. Aga tagumik on hästi. Nii, meie... Aga udupeeniste töötab järelikult. Et ja Priidul hea valik poes shoppingul. Kõik said, mina sain selle omale tagumiku alla ja Maili sai selle omale tagumiku alla. Nii et hea valik. Nii, aga jätkame. Võhandu tahab tegemist. Kuigi siin on tempo ei anna võhanduga võrreldagi, et pool teeb oma pool tööd ära. Jõgi on suhke suht lai, aga voolu jagub. Palju meil on siis 16,6, praegu 16,8. Praegune temps, aga on ka neid hetki, kus ta läheb sinna 20 juurde, 19, 20. See on väga mõnus. Kell on 2 öösel. Päris valge. Pimedaks õieti ei läinud, see ongi kogu aeg süda. On osalt hämara, hästi näeb. Meil on sõidetud 75 on veel kuskil, jah. Sõidetud 229 on sõidetud, ehk siis 71. Võib-olla mõned kopikad peale, aga võib-olla ka mõned kopikad alla. Et umbes oleme arvutanud selle Karmaksi koha, et väga palju ei olegi jäänud. Ei oskagi arvutada enam palju, aga
Ja vahetasin uuesti riideid. Tegime ka pissi peatuse käigu pealt. Ja nii läheme siis edasi. Uni on sul peale? Ei ole? Vahepeal oli ja? No mul oli ka vahepeal. Jah. Nagu enam-vähem ühel ajal nagu süttisime natuke, aga nii kuradi külm oli, et ikkagi otsustasin, et vahetan vahepeal riided ära. Tundub, et päike juba hakkab tõusta sealt ühest. Taevas läheb elega. 2 tundi peab meil veel lamp põlema. See on arvatavasti juba täiesti valgus. Ja nüüd küll päike tõuseb. Temperatuur kuppus. Vesi hakkas aurama. Kui selja taha vaadata, siis tundub sellised kõnid. Et tõuseb ja kell on 2:30. 2:30 öösel. Ja meil on sõidatud kuskil 150 kilomeetrit. Jääb palju erinevate andmete järgi 50–60 kilti on sõita. Tegi just sooja taktikali. Ma jõin sooja teed. Nii 19 tundi on kohe täis sõidetud. 260 kilti saame selle ajaga. Aga käed on jumala sodid. Aga ega teisi käsi võtta ka ei ole, siis tuleb nendega lõpuni panna. Ja paneme mõnuga, võtame viimased, mis tähtub natuke vähem kui 30 kiltsa vist nüüd siis või? Ma ei tea, siin on erinevad andmed, üks ütles jah vahepeal, et on 60 ja kohe peale seda tuli, et on 36. Powerline on kohe enne Karmaksit. Väga tublid olete. Palju järgmine paat meist ees on? 45 minutit. No seda me kätte vist ei saa. Tõenäoliselt mitte, jah. Vaadates teie tempot ja nende tempot, siis küll mitte. Aha. Mis asja vaadates? Nende ja meie tempot. Kuidas Marek, kaugel need on? Nemad ongi 45 minutit teie ees. Aga kanuu? Kanuud on kaugemal ees. Läksid möödas. Okei. Okidoki! Läheme varsti! Võrreldes teistega võtate liiga sisekorvi. Looduse müstika. Kuusk sõidab ülespoole vastuvoolu. Vulinaga kohe. 32 minutit. Hei! Lõpp on juba käes peaaegu. Jõuab. Lõpp on juba käes peaaegu. Jah. No nii. Paistab. Meie finiš paistab. Lasime mõnuga tirri vahepeal. Märkasime, et ikkagi ei ole meil selja taga viirastus, vaid on päris paat. Ja need ei tee ka shortcutti, nii et tõstsime siis tempo üles. Nii palju, kui veel siin midagi varuks oli. Käed on lühikesed, tõmbed madalad. Aga edasi liigume ja see finiš on kohe. Mega. Ma tegelikult muidugi üldse ei kujuta, et peaks 10 tunni pärast veel 4 sotti sõitma. Aga ütleme, et
kui teaks, et peab 4 sotti sõitma, siis on vaim natukene teistsugune. Aga praegu ma küll ei taha enam aeru kätte võtta. Sa oled ka suht kutu või? Ja need tulevad shortcutina. Nad on kahekesi. Sellest minust on 2 paati. Äkki see Bernard võttis ka sellele sappa. Lähene. Ka tõmbega lähene. Oh my god. Kui rõõmust lõudist on. Eesti lipp on välja toodud. 85. 85. Oh my god. Up. We're going to move you right to the very end. There's a boat coming in behind you. Okay. Here. Okay. Well done. Oh my god. I don't know. Oota, kas me tuleme siit välja või? Jaa. Ma ei tea, kas ma tulen välja. Ma ei ole siit väljas käinud juba tükk aega. Oota, ma kohe teen selle lahti. Nii. Sellega võib ka minna. You can hand it to me. Thank you. Water. Oh. Kellad panite kinni või? Ei pannud, mul on ammu kinni. Some boat wranglers! Boat wranglers! Oh, is Crispin coming? Yeah, they're right behind. Gear check. Gear check tuleb ka teha. Lastada, wow, thank you. Tšau, musi. Kuidas läks? Hästi. Tore. I'd like to change it. This one. And also matches. Got it. Mis sa sõid? Sain, mul oli näiteks kuivatatud tuulehaugi kaasas. Suhted, ja. No nii kui kaamera käima läks, nii tuli samm läks sirgemaks, selg sirgunud kohe. Istumine on kõige hullem. Aga sa pead ka asju pakkima. Ma asjad paadi juures terased, oma asjad, mis no asju ja saab kuskile tõsta. Et siis saab paadi ära tuua. Selline näeb siis välja finišiala. Teeme auto pakkimist ümber.
asjad on siin niimoodi laiali. Tegelikult on enam-vähem juba korras. Aga paneme niimoodi, et me siis ilusti anname autosse ära ka. Pärast nüüd lähme siis auhinna tseremooniale. Hommikune sagin. United Kingdom, United States, Estonia, Czech Republic, and Canada. Jaa, endal oli ka nuur, tegelikult on alles nii. Ja tegelikult võiks ju täpsustada. Thank you guys, that was huge. Nii, meil on asjad kõik pakitud ja nüüd stardime, kui ei saanud läbi sõita Five Fingersit, siis me lähme vaatame seda ülevalt poolt. Alv on roolis, Sixter on kaardilugeja. Priit möllab kohviga, mis see on siis room service või? Car service on see. Tagaistmele car service. Mul on siin natukene asju. Ja, ainult natukene. Ja enne tegime ühe pildi ka, kus oli näha, kui hästi triiki on pakitud. Seal ei ole ühtegi ruutsentimeetriki, millimeetriki, mis oleks nagu... Ei oleks. Mis oli kõige toredam, küsime seda? Kõige toredam? No jõe osa äkki. Ma arvan, et oligi kõige toredam. Midagi ei teadnud, kuhu minna ja see, et sa otsid kohta, kus on õige koht. Rääkisin just selle kanuumehega, kohalik küsimus, mis ta nimi oli. Ja Krispiniga rääkisin. Ta ütles ka, et iga aasta on teistmoodi, et tema ütles ka, et eelmine aasta oli ühel pool kurvi pool, teine aasta on teisel pool, et tema samamoodi tunde järgi sõidab, et ta on 15 korda vist sõitnud seda, ütleb, ei ole kunagi samamoodi. Ei saa jõge vähe õppida. Kadi, mis oli kõige toredam? Jah, siiani. Sa tulid tundmatusse vist? Jaa, no ma arvan, et see loomus on vägev ja tegelikult kõigest sellest osa saada ilma, et ise oleks pidanud seal aerutama. Aga kiskus see paati ka või? Oleks tahtnud ise suuda? Maili, mis oli kõige ägedam? Mul oli äge paadikaaslane. Eestis küll siukest ei ole. Eestis küll siukest pole, jah. Tuleb tagasi tulla. Iseloomu muutus Kanadas toimunud. Nii, see oligi kõige ägedam. Jah. Midagi veel? Ma võin järgmine aasta tagasi tulla küll, ma võiks seda supporti proovida järgmine aasta teha. See tundus päris lahe. Ja siis paadikaaslane läheb üksi? Jaa, paadikaaslane ei kuskil kellega minna. Aga väga supportiv. Ma arvan, et Maili mõtleb varsti ümber. Et kõigepealt on kõva supporti ja aga mingisuguse kuu aja pärast on ta juba kõva aerutaja, ma arvan jälle. Eriti hakkab 1000 sõita, siuke nägu seal kindlasti taga peas. Jah, kui öelda 1000 minna, siis... Ja kas 1000 on kunagi ära jäänud? Ei ole vist. Või katkestatud selles mõttes, et siis peab 1000 peale minema, see on kindel. 1000 pidi lihtsam olema. Selleks ajaks on juba metsad on maha põlenud, selles mõttes saab rahulikult sõita, millegipärast nad põletavad alati RiverQuesti ajal metsa. Et lähed 1000-ga, siis on kõik lihtsalt sööstunud, kaikad on püsti, aga sõidad rahulikult, seal vahel pole mingit häda. Et jah, peab mõtlema.
ja noh, ma ei tea, midagi me siin ju arutasime ka, et tegelikult kui tahta nagu mitte minna võidu peale sõitma, aga lihtsalt see ära sõita, et tõesti sa miinimumprogramm peaks olema 160 kilti päevas, mis on nagu, mis sa saad kauem magada, siis sa ei pea 6 tundi, tähendab okei, 4 tundi magama, kui sa võtad, et sul on ju tund aega, ma ei tea, telk üles, mingisugused toimetused, vee filtreerimised, asjad ja hommikul samamoodi võib-olla tund pakkimist, siis on sul ütleme 4 tundi uneaega, aga tegelikult võid selle ju, ma ei tea, ilmselt kogu seisaku mingi 8 tundi teha, ma ei tea, sõita 200 kilti iga päev, et mitte sinna viimase piiri peale minna. Tundub nagu lihtsam, kehasõbralikum, kui panna mingisugune stiilis 24 tundi või natukese paar tundi vähem nagu järjest täiega, et hakkame raha koguma. Aga tont iga kuu kõrvale panna. Jaa. Lihtsamad sponsoreid otsima hakata. Pakud või? Ei. Nii, aga Sixten, mulle pakuti juba. Mis Sixtenil kõige ägedam oli? Paadikaaslane. See oli õige vastus. Hea valik. See oli õige vastus. Õige vastus. Meil oli sama paadikaaslane või? See oli minu. Sama paadikaaslane. Jah, ega loodus oli tegelikult äge. Ja kindlasti see jõgi ja kui sa isegi kalda pealt vaatad seda jõge, kuidas ta voolab, kui sa näeksid seal vee peal ka seda samamoodi, oleks päris äge, aga vee peal sa nagu otsid seda voolu ja kalda pealt vaatad lihtsalt kogu see asi kihutab niisuguse hooga, et ma ei tea, seda Eestis ei ole niisugust kihutavat jõge. Mida niimoodi vaadata, sa võid mingi kärestikku passida, aga sa tead, et see kärestik on mingisugune hiljem on 100 meetri pärast jälle sile. Ja mingit voolu pole, aga siin ta lihtsalt, ma ei tea, 100 kilomeetreid rallib. See on päris, tegelikult 1000 kilomeetreid. Päris sürv, jah. Nii äge. Kui... Ja pean natukese mõtlema, et see kuidagi saaks nagu randme ja küünarnukki korda, siis ülejäänud kõik on köömes suhteliselt, jah. Et praegu on küll siuke tunne, et võiks veel sõita. Allar, mis sul oli kõige ägedam? See, et te oma klassi ära võitsite. Ja aga tegelikult, mis on mulle hullult meeldib autoga sõita, mõelda neid teid ja see loodus, mis on, kuidas ta vahetab jõed ja järved ja mis ümberringi on. See on väga äge näed ja. Siin on hästi kiht see ju, et palju jõge saate ülevalt vaadata. Jah, see ongi see, et sa ülevalt näed seda ja kui massiivne ja suur see tegelikult on ja millise hoogu ta veel tuleb sealt omakorda. Selles suhtes jah, sellist asja nagu kuskil meie regioonis ei näe väga, jah. Väga hästi. Mul oli ka hästi äge paadikaaslane. Hästi äge paadikaaslane. Parema käega on veits raske seda hoida siin seda kaamerat endiselt. See võimas jõevool oli hästi äge. Täpselt seda ei näe ju sellist kuskilt sukust massi voolamas, mis viib su kaasa. Metsapõlengud olid täiesti teisest ooperist asi, mida näha, kuidas see võimas suits taevast tõuseb ja see suits on valge. Mina mõtlesin, et ta on niisugune hallikas või niisugune must. Täiesti valge suits ja sees kumab leek. Samas nagu hootava tragöödia, aga siin juba kohalikud võtavad seda kui loomulikku asja. Ja me saime ju ka suitsuses sõita ja elavat leeki ikkagi ka väikstes kohtades seal jõe ääres näha, et see mets oli just värskelt põlenud veel õrnalt suitses ja oli isegi seda kuumust tunda seal sees. Et see oli täiesti esmane kogemus. Minust oli palju asju, mida üldse ei teadnudki, mis tee peal võiks tulla, ootamatuid asju, aga mis rivist välja ei löönud, võtsid juba jumala normaalselt või rahulikult, et on nagu on. Ja niimoodi tagantjärgi mõeldes meil läks ikkagi nii suht hästi. Suht hästi, jah. Suht hästi või? Oma klassi võitsid ära. Ei, no see oli nagu täiesti ootamatu, täiesti üllatus ja kui Priit ütles seal, mis sild see oli, mis selle nimi oli? Ainuke sild, mida näha oli. No see alguses, kus te olite.
kuidas ja Priit loeb, et see Voyager on esimene seal, Marek ja Rait teised ja kanuuvennad kolmandad, me oleme neljandad. Siis ma ütlesin, et ma ei usu. Tee mis tahad, ära usu, aga nii on. Ma ei uskunud ikka väga pikalt, et me nii ette oleme jõudnud. Ja sinna me jõudsime suht ruttu juba. Ja see jäi ka selline liike. Ja see jäigi, jah, vahepeal me olime viiendad, sest Belgia mees Bernard sõitis meist mitu korda mööda ja siis me vedasime teda hästi pikalt, aga lõpus kiudutasid koos Crispini ja tema kaaslasega meile järgi, aga õnneks me märkasime õigel ajal neid tagant kiiresti tulijaid, kes tahtsid meid kätte saada ja finišijoon oli piisavalt ligidal, et me jõudsime neile vastu panna. Nii oli ka tulla äge sõit. See on Five Finger Rapids, kuhu me siis jõudsime. Sada 65 trepiastet sain mina koos nende pikkade trepiastele. Natuke on ikkagi kurb, et ei saanud seda läbi sõita. See oli üks koht, mida ma ikkagi kartsin nende lugude pärast ja erinevaid videosid. Mõned olid niisugused rahustavad videod, et on nagu nii niisuguse madala veega saab või ilusti saab läbi, et ei olegi väga hullu, aga järelikult need olidki tehtud niisugune, kus oli madal vesi. Samas olid ka neid videosid, kus oli hästi suured lained seal Rapitis ja neid lugusid sai kuulda küll, et kui raske ja keeruline sealt on, aga samas jälle öeldi, et küll saate hakkama. Ja natuke on praegu siuke veidi põnev ka näha, milline see Rapid siis tegelikult välja näeb. Kui raja peal ikkagi korra mõtled, et miks ma siin ikkagi olen ja miks ma seda teen. Isegi see küsimus tõmbab nagu emotsiooni natuke ülesse. Et kui ma seda mõtlen, miks ma siin olen ja miks ma seda teen, siis lõpetamise emotsioon ja lõpu finiš, see on kogu seda valu ja võib-olla seda nagu kannatamist sealt väärt. Ja see iga aerutõmbega lähed edasi. See on ainus mantra, mis nagu peas käib, et kui raskeks läheb, et ma ju liigun ja nii kaua, kuni ma tõmmet suudan teha, siis ma saan ka edasi. Siin veel oli see võrra lihtsam ka, et kui ma selle isegi praegu ei jõua tõmmata ja me laseme nii-öelda tirri, nagu me Priiduga ikka lõpus päris mitmed korrad, me isegi ei vahetanud riidet, et tavai kumbki ei aerutanud, lihtsalt venitasime ennast üht ja teistpidi ja jalad sirgeks ja siis sai vooluga lihtsalt edasi kantud ja siis aerutasime edasi, aga meie tõmbed olid suht aegluubis, kuna me teadsime, et esimesi ees olevaid me kätte enam ei saa, tagumisi keegi ei ohusta, siis saigi tirri lasta. Aga nii kaua kui silmapiirid mingi hetk, ma ei tea, see võis olla 10 kilti enne lõppu, vahepeal kõik sassis, kaua on üldse lõpuni. Ütles, et vist taga on mingi paat, aga ma ei saa aru, võib-olla need on hallutsinatsioonid ja näen viirastusi. Siis sõidame edasi ja Priit küsib jälle, et kas viirastus on viirastusi näha ka, ma vaatan taha, ei ole, jällegi see kurv oli liiga lühikene. Ja ühel hetkel ikkagi kurjam, need on ikka suht ligidal, on ja see viirastus on ikkagi päris paat, ma ei näinudki viirastusi ja sellega ma ei tea, kus see võim sealt siis nendest käterätikutest välja tuli, mis siin õla küljes ripuvad ja aeru hoidsid, aga igal juhul panime jälle korraliku oma tempsi peale
ja jõudsime, kuigi lõpus on ka veel üks saar, millest paremalt minnes on siuke nagu leebem vool ja vasakult on siis tugevam vool. Vasakult tugevam vool, kuid vasakult minnes sa pead üle jõe veel jõudma sellest tugevast voolust ja jällegi üks hirm mõtles, et mina seda voolu ei tunne ja kui infotunnis öeldi, et see vool on sealt päris tugev, et sa pead jõudma sellest läbi minna, siis ma mõtlesin ka, et nende käterätikutega võib-olla ma ei jõua seda tõmmet teha. Ja vaatasime, nad on piisavalt kaugele, et me tõmbame siis, lähme paremalt poolt, kus on siuke turvalisem ja nemad tulid vasakult, nägime neid veel, kui jõudsime selle saare lõppu ja nad ikka jäi veel see vahe piisavalt suureks, et sealt kaudu seda kogu vahet välja ei lõika. Ja me jõudsime enne neid, ma ei tea, kui palju see vahe oli, õnneks oligi see finišijoon piisavalt ligidal, et me jõudsime finišeeruda kiiremini. Jäime üldarvestuses 4. mis oli ülisuur üllatus minu jaoks. Ma arvasin, et see ei ole võimalik. Ma isegi ei sihtinud sellist eesmärki, jälle üks ootamatu. Ja kui Kadi oli nii-öelda selle vastuvõtu, mis iganes sild sinna peale on ehitatud, selle peal ja sinimust-valge lipp oli suurelt käes, siis see oli jälle üks siukene mega emotsionaalne hetk. Mega emotsionaalne hetk. Ma mingi hetk mõtlesin, et ma ikkagi teiega hakkavad nagu pisarad siis jooksma, aga ütleme, praegu ma olen nagu rohkem emotsionaalsem. Paadist välja tulek oli veel teine asi, veeretud sinna paadisillale. Ega see hops ei tule sealt välja, kui sa oled ikkagi praktiliselt 21 tundi, 22 minutit oli meil see aeg. Et selle ajaga siis ei hüppa kohe hops silla pealt maha. Nii, aga sealt silla peale saades tuled maha, jalad värisevad, vaat kas jalgu alla saad, aga see support crew, kes võtab sealt sind silla pealt vastu, nad olid nii toetavad, no nii mega toetavad, hoiavad käe alt kinni, sul aitavad sul püsti tõusta, jalad värisevad, tasakaal on 0. Tasakaal praktiliselt olegi, pidid kellegi käest hoidma, aga tasakaal ikka kõikus, mõtleks ikka see maa kõikus päris mitu tundi. Ja nii külm oli, tegelikult oli ja nagu see öö hästi külm, eriti päikesetõus. Päikesetõus hakkas külm, väris, ei saa seal türitori ja sellega võrrelda ikkagi, kui ma värisin neid keeli asju lahti ei saanud paare. Aga mitte nii külm, aga kui öelda, et nüüd on teil ka varustuse kontroll, ehk siis kuna me olime nii ees, võitjatele tehti varustuse kontroll, siis ma tõmbasin fooliumi kile välja, pugesin selle sisse, sest muidu mõtlesin, et ikka läheb see lõpuseis seal väga raskeks, et oleks tahtnud kohe sooja vee alla joosta. Hello! Hi Bernard! Hi. Let's see. This is a racer who raced with us many kilometers. That's true. Yeah, that's true. And he is from Belgium. Belgium. Yep. Very nice. And he's very strong. Oh, thank you. Yeah, he won. He won the kayak one. Key1. Yeah, Key1. Oh, very good. I'm very proud of him. Yeah. Thanks very much. Yeah, thank you. Ja temaga koos me sõitsime väga pikalt, vedasime teda mere peal, kuni mere peal, see oli Lake Lamarche, Lamarche'i peal, ta sõitis peaaegu pooleni meie sabas ja siis, kui hakkasid lainetama, siis ta kahjuks jäi maha, lainetega läks liiga raskeks. Kas siit oleks pidanud tulema? Jah. Lihtne. Siin ei ole tegelikult praegu mingit lainet siin selle esimese osa peal. Aga siin vist ei olnudki ennem ka lainet? Suure veega vist ikkagi on juba siin keskel. Aga kus ta näitab seda, et sa tuled siit ja siis ta lähed nagu sinna vasakule poole? Siit tuledki vasakult seda terve rohkem, sealt selle edilaini äärest nagu... sealt poolt kohe? Jah, paar meetrit sellest edilainist. See, kus see vahutab sealt äärest kohe?
Et sa kohe tuled sealt ja siis... Et siin oli jah, kui sa tuled siia poole nagu äärde kalda poole, kus me oleme, siis siin pidid olema suuremad lained. Okei, et sa sealt jäädki nagu sinnapoole? Sa sõidad nagu diagonaali, vasakult paremale need. Sa sõidad sealt, tuled vasakult? Ja, vaata see vool, mis seal teiselt arust tuleb, see lükkab sind paremale. Ja kui sa oled juba paremal, siis ta lükkab sind suurematesse see vool lükkab paremale. Aga ma peaksin jääma pigem siis... Siit sa ilmselt lõpetadki kusagil keskel siin või nagu... Aga siis jäämagi pigel keskel, et need lõpulained jääksid mulle pärast ka paremale, et ma ei lähe suuresse. Lõpulained võiks paremale. Kui õnnetub. No jah, siis selline asi jäi meil sõitmata seekord. Kui sa tuleb sealt, edilaini lase teda läbi. See edilain lükkab ta tagasi ja ta ei saa... Vaatame, kuidas ta siit läheb siis. Aga samas mõnikord ju puud just olid seal, kui edilaini juba saavad, ise saad ei saa välja enam. Aga sealt see, miks need kuused ju meile vastu ujusid. Õpetus, kuidas mitte minna Five Fingersisse. No nii, mis traumat siis on, nüüd on villid juba tagasi tõmmanud. Aga iseenesest, ütleme, aerutaja käed, nendel olid plastrid peal, siin on juba siuke aerutamise siuke kõva asi sees. Et võib rahul olla, ei ole traumasid nii suuri, kui on kunagi alguses olnud. Võtab jälle vett jõest. Aga suitsu väga ei ole näha siin. Nii, seal peab paremalt tuleb siis see Klondike tuleb sisse selge veega. Siin ülejäänud... Kas sellest White Riverist tuli see sogane vesi või? White Riverist tuli sogane vesi, mis tegi ka Yukoni sogaseks. Aga sealt on siis näha, et puhas vesi tuleb sisse ja päris pikalt läheb. Pool Yukonit on selge veega ja pool Yukonit on häguse veega. Dawsoni linna nurk on ka siit näha, jah, kus Dawson algab. Mis siis oleks, kui ma oleks saanud lõpuni sõita? Yukon River Quest, let the rivers run free from the Yukon to tomorrow, where your wild hearts will be. Laughing loud with every mile, with pleasure in your soul. Write the story, paddle strong, the river knows your goal.